tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Tavakõnepruuk on tagajärg alateadvuse konditsioonile. Sel viisil, kuidas alateadvus on korrastatud või korrastamata, tekib kõneteadlikkus. On võimalik õpitav kõne või õpitud kõne, mis juhtub siis, kui ma seletan ja juhin tähelepanu konkreetse sõna, väljendi või lause kasutusele. Aga seda ma teen alles siis, kui on olemas transistor, see vastuvõtja raadio. Sest vastasel juhul, kui ma hakkan seletama ennem, kui on olemas püsti tõmmatud antenn, siis alateadvus võtab info selleks, et kaitsta tema parasjagu kestvat olemist või olemust. Ta hakkab looma või tekitama uusi kaitsevalle. Kui inimene ütleb, et ma läksin vihaseks, siis ta läkski vihaseks. Tema sees avanes viha, mis otsis teed välja. Ja nüüd tänu alateadvuskoodide kaitsevallide ta tõstab üles müürid, läbi mille tekib uuesti sissepoole peegeldus. Ta oleks nagu, kui ma siia sisse viskan kivi, siis need pritsmed tahavad minna laiali, aga tal on kate siin ees ja need pritsmed kukuvad sissepoole tagasi. Inerts, mis andis siia löögi, avas sees oleva viha, mis otsis väljapoole suunda. Aga tänu kaitsemüüridele ta lendab sissepoole tagasi ja inimene läks vihaseks. Ta sai haisuninna oma vihast ja see ajab vihaseks. Kui nutt tuleb peale, siis ta tuleb väljast poolt. Kui nutt tuleb välja, siis see on vabanemine. Kuskil on avaus, kas või natukene, et miskit saab välja. Sama vihaga. Uus sõna on vaba tähelepanu röövimisest. Uus sõna laiendab teadvust, mis sõltub alateadvusest sissepoole. Ehk tekib seesmine laienemine. Just kui seesmises raamatukogus tehakse üks riiul tühjaks, kuhu on võimalik laadida peale meelepärast. Sellist meelepärast, mis on enda hüvanguks ehk seotud kõrgema minaga. Eheda minaga. Küll võib väline heli või väline situatsioon, samuti sõjaolukord, mis kõrval toimub, kui sellele pöörata tähelepanu. Samuti vihaselt klähvivad koerad, siis jookseb tähelepanu endast välja, ehk energia jookseb endast välja sõjarditele, koera taga olevale puuduses peremehele, negatiivsele allikale. Negatiivne allikas on tähenduses puuduses olemisele ja annab talle jõudu ja ta saab võimu juurde. Sinna, kuhu läheb tähelepanu, sinna voolab energia.
kui me suuname tähelepanu sissepoole ja tunnistame, aktsepteerime sees olevat viha ja tema välja tulemise võimalikkuses anname toetuse, inertsi oma tähelepanu pööramisega sissepoole, siis me paneme energia voolama enda hüvanguks ehk me koristame eest ennast lõhkuva ja lubame asemele ennast toetava. Sest tekib vaba ruum, läbi mille me saame kutsuda asemele selle, mis meid toetab, mis toetab meid tuleviku teekonnal. Kuna alateadvuskihte on nii palju, siis on vajalikust mõnda küsimust küsida mitmeid kordi. Ehk küsitakse iga uue kihi tasandilt, mis murrab lahti iga järgneva kihi, mille sees on varasem takistus, mis mõjutab olevikku ja tulevikku. Tihti kuuldud miks on välja söödetud alateadvusest. Ta on kui nuhk, kes tuleb otsima lisainformatsiooni, mille eest ennast kaitsta. Alateadvus on teadvusest kordades targem, eespool oma arenguga. Isegi kui ta töötab negatiivselt. Tema haldamisulatus on tohutu suur ja tema tunneb sõnu, millest teadvus aru ei saa. On sõnad, mis hakkavad töötama koodipõhiselt ja mille puhul alateadvus alistub ja tuleb eest ära, läbi mille tekib teadvuses nihe, positiivne nihe. Teadvus tuleb eest ära omaniku lõhkuvast koodist. Ma tean, on korduv vana müüri üles tõmbamine. Ta ei ehita uut müüri, ta läheb otsima vana harjumus pärast müüri või loori, mida tõmmata ülesse. Ehk ta soovib minna mugavalt vana kaitse peal edasi. Kuigi kaitse võib olla taas negatiivne. Alateadvus saab aru lauseühenditest pesu lahti pesema. Inimene kannab riideid seljas. Ta poeb poodilinade vahele, mis imavad endasse temas olevat energiat. On 2 võimalikku tehnikat, kas minna nüüd pesta see pesu lahti, et avaneb sinna linasse või riidesse takerdunud energia. Või me leiame viisi, kuidas see kokku kogutud negatiivne energia sisse panna. Mis juhtub kõige kergemal viisil, kui kasutada keemilisi ühendeid nii nimetatud pesu puhastamiseks? Keemiline ühend on kinnihoidja. Kinnihoidmine, millestki kinnihoidmine. Mul vähemalt on midagigi. Lahti pesemine, lahti köhimine, lahti rääkimine, välja rääkimine, teema lahti tõmbamine. Selleks, et oleks võimalik jõuda lahendusini, et tekiks lahenduse nägija, et tekiks vaataja, kes on võimalik vaatama lahenduse nägemist. Pärast mida alles pöördutakse küsimuse juurde, mismoodi lahendama hakata, aga ennem ei saa
otsida lahendajat või moodust, kuidas lahendada, kui pole veel tekkinud aktsepteerijat, et olukord on selline ja teda on vaja lahendada. Iga ma tean nullib ära võimalikkuse näha lahenduse võimalikkust. Ta kustutab maha alt tuleva, sügavalt alateadvusest tuleva elemendi, kes on valmis minema homsesse suunda, et tuua sealt alla tulevikku helgemaks muutev lahendaja. Ego ja lahenduse otsija on kaks võhivõõrast tüüpi. Justkui planeedi eri pooltel paiknevad inimesed, kes pole teineteisest mitte kunagi mitte midagi kuulnud, pole ka kohtunud. Ego kisub eilsesse, seest välja pürgija homsesse. Homne suund viib tänasesse. Ennem tuleb püüda tulevikku, et jõuda praegusesse hetkesse. Praegune hetk ei juhtu nüüd ja siin, kui ei ole kohale tulijat, aga kohale saab tulla läbi tuleviku ehk läbi homse. Enamasti inimene, kes on käimas olevas hetkes, mõtleb eilsele, teda ei ole tänases. Nüüd tuua on vaja tal suund, mõttesuund homsele ehk tulevikule. Aga tuleviku vaatamine, kui on nii hirmutav ja ärevust tekitav, siis automaatselt tema alateadvuskihid kisuvad ta eilse vaatamisse, analüüsimisse, mis asjad võisid olla juhtunud lisaks nendele, mis juhtusid. Ja ta paneb selle teda ees ootavasse suunda, mis on kauge tuleviku loomisest. Ta elab üha uuesti ja uuesti mineviku kordust läbi, saamata aru, kuidas täpselt samasugused situatsioonid juhtuvad ühtemoodi. Teele satuvad üks ühele samasugused inimesed täpselt samasuguse sõnumiga. Homse suunal tulevad sarnased tüübid uuesti ellu, aga nad on alati võnke võrra kaugemal. Ehk ärritus lahustub iga korraga. Mis eelmiste tüüpide puhul võis meelepaha tekitada, nüüd on see tundepõhiselt kui kaugemal. Seda saab vaadata neutraalse pilguga. Ja suhtetasand on tuleviku suunalises liikumises erinev. Kui ennem oli too tüüp, kes härritas näiteks elukaaslane, siis järgmise saabuja puhul võib ta olla sõbra suhtes ja nii edasi kaugemale, töökaaslane, tuttav, külaelanik, linna teises otsas paikneja. Ta eemaldub, sest vajaminev emotsioon saab kogetud ja kogemus lahti arutatud. Sõlmpunktid lahenevad. Mitte midagi pole seletada. On kõigest kuulata. Seisundid, mis toimub enda sees. Enda sees me selle seisundile ei ole vaja anda seletust.
on või ei ole või ei näe veel. Küll saab esitada küsimuse, kas on. Kas on veel midagi näha? Kas on veel midagi paistmas? Kas võib nii olla? Ja vastus tuleb läbi kuulatamise, oma kehalise seisundi kuulatamise. Tunnetamise. Tunnetamine on kohale tulemine, et kuulatada, et märgata, et panna tähele. Sinnamaani, kui ei ole kohale tulijat, ei saa kuulda, ei saa näha, ei saa tunda kehalisi aistinguid. Kui kuulatamise asemel otsida välist müra, seletust, vestmist, olgu selleks soki kudumine, raamatu lugemine, uudiste vaatamine, külakõlakate jagamine, seltskonnas plädisemine, sotsiaalmeedias surfamine, eesmärgitul põhjusel. Kuid siin tuleb olla tähelepanelik, sest alateadvus koostöös teadvusega suudab luua põhjuse, mis on illusoorne. Ja absoluutses veendumuses seda uskuda. Nii nagu suudab inimene panna ennast uskuma, et keegi teine saab teda ajada vihaseks. Viha kas on sees või ei ole. Klaas kas on täidetud või ei ole. Inimene sünnib tervikuna, täiuslikuna. Temas on juba kõik alge olemas. Keegi ei saa enda sees tema sisse midagi kallata. Saab ainult ära võtta. Kellegi sõna, tegu, reaktsioon võib tekitada tagajärje, mille tulemusel midagi saab vabaneda kellegi sees. Omanik otsustab, kas ta laseb juhtuda vabanemisel, kas ta alistub olukorrale. Jah, on nii, jah, on küll minu sees viha emotsioon, kurbuse emotsioon, rõõmu emotsioon, naudingu emotsioon, mida ma soovin, et välja tuleks. Või ta seisab sellele ette, naudingu emotsioon tahab samuti vabanemist, nii nagu viha emotsioon. Väljunud naudingu emotsioon külvab topeltkoguses naudingut. Kasvatades oma kogust. Kuidas ma leian enda seest üles pime kohad? Ma tulen kuulatajaks ja vaatlen, missugused sõnad minust kerkivad. Ma ei mõtle välja sõnu, sõnad kerkivad. Kõnepruuk juhtub. Mida me paneme tähele? Milliseid sõnu olime üles korjanud?
me laseme endast välja. Kõrvaline teistmoodi kõnepruuk võib juhtida tähelepanu valida suunamuutust. Nii negatiivsesse suunda kui positiivsesse suunda. Negatiivne suund on see, mis on ennast lõhku, positiivne suund on see, mis on kõrgema mina kirjutatud suund. Vaatlus käib individuaalsel tasandil, indiviidi tasandil. Kui sõbrad lähevad lahku, siis suund võis ristteel muutuda. Ühel on vaja minna ühte suunda, teisel on vaja minna teise suunda. Aktsepteerimine, tolerantsus. Lubada asjadel juhtuda kooskõlas olukorraga. Iseenda ja teise vajadusega. Ma olen heas mõttes oma enda keha teenindaja. Ma pakun oma kehale hüvangut, aga selleks on vaja kuulatada ja teha vahet, kas räägib keha või räägib mõistus. Mõistus on kehast eraldiseisev element. Mõistus kutsub proovima võõrast tordilõiku. Hammustama tükikese kellegi teise marjamaalt. Keha valib kõrgemale minale. Kuidas teha vahet, kas tuleb nutt peale või tuleb nutt välja? Kas emotsioon tuleb väljast poolt, ühisväljast? Või vajab midagi enda seest vabanemist? Kas väline on selleks, et puudutada enda sees paiknevat, juhtida tähelepanu sellele, et minna veel sügavamale ja leida üles alge? Või. Tõepõhjaga vastus juhtub oma seesmuse kuulatamisest, oma kehasse pugemisel, paigale jäämisest, kus tekib tunnetus, kui keha hakkaks vette visatud kivisõõridena lainetama välja poole, avanema välja poole. Ruum läheb laiemaks. Ruum laieneb. Minu haldamisulatus laieneb. Ma kukutan kontrolli. Ma ei otsi välise kontrolli, ma ei otsi seletust, kuidas väline parajasti on või toimib. Ma lasen endal avaneda välja poole. Justkui ma oleks see keskpunkt, kuhu kukkus kivi ja veesõõrid hakkasid sealt avanema. Ma avanen. Pannes peas ja keskele punkti ja vaadates, kas on veel midagi tulemas. Mis seal sees veel on? See on ainumas küsimus, mida küsida. Mis minu sees veel on? Kus on negatiivsed emotsioonid? Kus on anded? Kus on õnnestumine? Kui palju mul on vaja seda sokki tagurpidi tõmmata? Et minust pudeneks välja nii negatiivne kui positiivne.
positiivne on negatiivse all varjul. Vähemalt väikese koguse negatiivset tuleb eest ära võtta, et positiivne saaks pinnale. Mida enam negatiivset eest ära võtta, seda enam tuleb hüvangut ülesse. Ta ei lähe endast välja poole kuhugi kaugele, ta tuleb enda seest ülesse. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.